Tere ja head võidupüha, mu armsad Valgusetooja kanali kuulajad-vaatajad. Võidupüha, jaanipäev, eks ole, jaanilaupäev oli eile. Nii et meie oleme taas kord üle tüki aja kohtunud ja nüüd on mul tunnen sellist natukene nagu võlga võib-olla teie ees. Et teha selline põhjalikum ladumine, kui me eile tegime 12. tähemärgile jaanilaupäevase armastusele orienteeritud ladumise, siis täna vaatame natukene üldisemas plaanis 12. tähemärgile, mida siis see suur suvi, mis nüüd alanud on, endaga kaasa toob. Ja võtame siin erinevaid kaardipakke täpselt nii, kuidas juhatus tuleb, täpselt nii, nagu ma tunnen. Ja peamiselt siis, kuna armastus sai eile ära räägitud, kui see nüüd eraldi just ei tule pilti, no siis me teda tagasi ei lükka, aga valdavalt vaatame siis täna laiemas plaanis töö, rahasuhted, emotsionaalne seisund ja sellised asjad. Nii et egas muud, kui hakkame otsast minema ja esimesed, kellele ma siis tahaks panna välja võib-olla küsimused, mis puudutavad siis üldist seisundit, siis ma võtaksin selle kipperi. See annab meile nagu fooni, et mis on siis jääradel praegu võib-olla siis see aspekt elus, mis siis nüüd sellel suvel võib-olla vajaks nii-öelda lähemat käsitlemist. Vaatame siis, mida see kipper ütleb, mis siis jääradel see aspekt on. Väga põnev ja tegelikult me olemegi selle koha peal, et seoses perekonnaga või siis perekonnaeluga, ma pigem julgen öelda, ja nagu me saame aru, on kuupäev 21 ehk siis täpselt suve algusega, algaski jäärade jaoks perekonna seisukohast mingisugune muudatuste dünaamika. Ja kõrval te näete number 7 sõnumikaarti. Siin on siis nagu sõnumid, et hiljemalt siis 7. juuliks saate te ilmselt kirja, mis on seotud koduga. Ja see võib olla mida iganes. See võib olla minu pärast, kui te olete näiteks oma kodu müümas, siis te saate võib-olla selle müüdud 7. juuliks. Või saate ostja 7. juulil. Või te pärite mingisuguse sugulase või kellegi lähedase järgi mingisuguse ruumi, kodu, maja. Igal juhul see teade on ametlik, see tuleb läbi kirja teile ja pigem on tegemist niisuguse asjaajamise, kinnisvara ostu, müügi, pärimise, millega iganes. Et mingi selline aspekt on see, mis siis nagu vajaks käsitlemist nüüd sellel suvel, mis on päris loogiline, sellepärast et võib-olla te kolite näiteks kuskil, eks ole. Et see on teie peamine nii-öelda suund siis sellel suvel, millega tuleb siis tegeleda. Vaatame, kas Juura oraakel lisab midagi siia. Ja Juura oraakel ütleb teile armsad jäärad niiviisi, et tegelikult nagu ikka, kui me räägime siin ostust, müügist, pärimisest, juriidikast üldse laiemas laastus on ju, siis vaga vesi sügav põhira lase end katteta lubadustest eksitada, ole valvel. Mida see räägib? See räägib tegelikult sellest, et kuigi see family room või see kodu, mida te siis saate, tahate osta, mis iganes, tundub ju väga-väga fancy, nagu me juures olevalt pildilt ka näeme,
siis tegelikult ka siin on väga lummav see pilt, eks ole. Aga väike hoiatus on seal juures, et vaga vesi, sügav põhi, et sa pead vaatama natukene nagu kihtide alla ka, mida sulle seal lubatakse. No mis ma juristina oskan teile öelda kohe siin, et kui me läheme kinnisvara ostma, siis on ju kohe ja ka ükskõik, saate ka kingituseks, igal juhul tuleb vaadata varjatud puuduste võimalust kaaluda, eks ole. Ja kui te endast kõik oleneva teete, loete lepingute hoolega, kaasate võib-olla eksperte, siis see tähendabki seda, et te olete endast nagu kõike teinud ja siia kõrvale tuleb number 40 kaart, mis on Toori mägi, et sa oled tegelikult kaitstud ja hoitud. Ja ära pelga raskusi, ära kahtle. Tihtipeale inimesed ütlevad niimoodi, et hakkad sa nüüd neid asjaajamisi siin ajama ja asja nüüd keeruliseks ajama ja noh, on kuidas on ja nii edasi ja nii edasi. Nii lihtne see ikkagi ei ole. Pigem öeldakse teile, et kui te kallid jäärad, ei pelga raskusi ja kontrollite ikkagi asjad üle, siis nad lähevad täpselt nii, nagu minema peavad. Ja vaatame, mis siia juurde ütleb siis veel peaingel teile selle problemaatika käsitlemise juures. No ma arvan, et suvi on ideaalne aeg tegelikult just nimelt igasuguse remondiga või kinnisvaraga tegelemise mõttes või ostmise või mida iganes, eks. Et see on ideaalne, nii et jääradel tuleb siis sellega tegeleda ja vaatame, mis siis peaingel ütleb. Peaingel ütleb, et stabiilsus ja efektiivsus, olukorra üle kontrolli saavutamine ja ambitsioonikad plaanid. Vaata, kui huvitav, siit tuleb nagu teist korda välja see, et midagi on selle kontrolliga, et juhul, kui te selle kontrolli saavutate, siis te olete kaitstud, siis läheb nagu kõik hästi. Õige juht võib kõike muuta. See kaart võib tähendada, et sul on aeg juhtida teisi enda ümber, muideks, sest see on keisrikaart ju tegelikult. Ja ei ole vaja peljata, et kas mina hakkan 2 korda tuleb 4 välja siin, eks ole, see on stabiilsuse kaart, kaitstuse kaart, efektiivsuse ja stabiilsuse ja kõige selle. Teist korda tuleb see, et sa oled kaitstud, sa oled hoitud, aga ainult sellisel juhul, kui sa saavutad olukorra üle kontrolli ja sa ei tee liialt ambitsioonikaid plaane. Ja siis ka seda, et kui sa ikkagi tunned, et sul endal nagu mõistust või jõudu ei jagu selle asja lahendamiseks, siis sa saad selle turvatunde, kaitstuse, hoituse siis, kui sa küsid abi kogenud nõuandja käest. Ja peaingel uurijal saab anda sulle uusi säravaid ideid, kuidas seda siis kõige paremini saavutada. Ja samuti on oluline loovus, nagu me näeme, kui ilus on see pilt siin, eks ole, kui ilus on see family room siin, et ilma loovuse ja loogikata võib see muutuda kaoseks, eks ole, rapsida ja rööprehelda ei ole tarvis. Ja praegu vajad sa veidi järjestatust ja organiseeritust. Mõned juhised või reeglid aitavad sul unistused ellu viia võimalikult tõhusalt ja sujuvalt. Nii et ikka selline kontrolli omamine, eks ole, tegelikult olukorra üle kontrolli omamine on nüüd see sama julgustav ja diplomaatiline käitumine, mis sul siis siin peaksid olema, eks ole, lisaks nendele ambitsioonikatele plaanidele, mis võib-olla tunduvadki nagu liiga head, et tõsi olla, on ju. Aga samas sul on kaitse olemas, probleemi sellega ei ole. Nii et põhimõtteliselt võta oma elu enda kätte, võta oma plaanid endale nii-öelda tõsiselt kätte ja võtame teise kaardi ka veel peainglilt, vaatame, mis siin siis veel öeldakse sulle. Ja lase minevikul minna, sest see olukord muudab sind tugevamaks. Aeg parandab kõik haavad. Nii, nüüd me saamegi aru, et siin võib olla väga paljudel inimestel, no mitte paljudel, aga lihtsalt vaatajaid on tuhandeid, eks. Siin võib olla selline asi, et see kiri võib ka tähendada mingisugust kohtukutset. Ja siin võib see tähendada ka ühisvara jagamist mingil 30% inimestest. See need 30% inimestest võib see olla ühisvara jagamine, mis ongi see koht,
mis tundub, et sa oled nagu kaotanud pinna jalge alt, eks ole, liiga sügav põhi, võib-olla sa ei saa, sulle antakse mingeid lubadusi, et kuule, jagame seda vara nüüd nii või naapidi. Ja siin siis tegelikult on see koht, kus öeldakse, et ei, ära katteta lubadustest, lase ennast nüüd segada just nimelt ühisvara jagamisel, eks ole, vaid dokumendid, nagu ma ennem juba ütlesin, vaata kõik täpselt üle, et kui sulle näiteks, kui teil on jagada näiteks 2 asja, üks jäetakse sulle, teine võetakse endale, siis ja sa võib-olla selle teise asja tagamaid ei tea, kõik uuri järele, siis sa oled hoitud, siis sa oled kaitstud ja suvi, armas jäär, on piisavalt pikk ajavahemik, et suuta ja saada kõikide nende asjadega nagu kenasti ühele poole. Nii et selline sõnum oli siis nüüd jääradel. Nüüd vaatame, mis toimub sõnnidel. Mis toimub sõnnidel? Liigun siia sõnnide juurde ja täpselt samamoodi siis kõigepealt võtame siis kipperilt selle üldise meelestatuse, ehk siis kus te praegu nagu olete oma asjadega ja mis on see energia, millele te nagu peaksite tähelepanu sellel suvel võib-olla kõige rohkem pühendama. Mitte see, et te tegelete ainult sellega, vaid see on nagu asi, mis sellel suvel nagu nõuaks teie tähelepanu. Vaatame, mis see siis on. Väga huvitav. Tundub, et sõnnid ootavad midagi. Teil on mingisugused ootused ja lootused ja paistab, et teil on ootused ja lootused saada raha. Ja vaadake, kui huvitav, et 27-28, 27. te võite juba saada, kui me isegi räägime juunikuust, aga võib-olla me räägime juulist, võib-olla räägime augustist, on ju. Igal juhul see 27 on oluline kuupäev, see on see, kus teil tuleb ootamatu raha. Selline sissetulek, mida te isegi ei oota. Kuigi te ootate midagi, te saate selle raha kätte ja te ootate jätkuvalt edasi, ehk siis see, mille te nüüd saate, see on tegelikult see, mida te isegi ei oska oodata lisaks sellele, mida te ootate. Aga küsime, et mida te siis nagu tegelikult ootate, ma küsin siit nüüd Arcanum tarolt, sest et siin on nagu hoopis teine dünaamika. Mulle tundub, et see naine nagu ootab hoopis midagi muud, et üks asi on see raha pool, mis tuleb nagu nii lisaks, aga see, ütleme niimoodi, et see teid nagu ei kõiguta, te ootate edasi. Vaatame, mis asja te sõnnid ootate siis tegelikult siin sellel suvel. Teie muide ootate mingit transformatsiooni. Surmakaart ei ole surmakaart taros. Surmakaart taros on tegelikult muudatuste kaart ehk transformeerumise kaart. Te ootate, et keegi muutuks või olukord muutuks, kas miski muutuks, keegi muutuks. Aga ma nüüd võtan praegu siin kuldse taro korraks appi ja küsin, sest ma näen tegelikult, et siin on nagu tegemist mingisuguse vägagi, kui see on nüüd suhe, siis armukade teema. Mõõkade rüütel on selline natukene nagu armukade, natukene nagu selline, kuidas ma siis ütlen, kahtlustav, et kas see olete teie, ma küsin, et kas see on teie armukadedus. Miks te siin akna all istute ja ootate ja passite ja loodate, et asjad muutuks. Ma küsin, kas see on vaataja armukadedus. Ja sina kallis sõnn või teie kallid sõnnid ja kindlasti naisenergiad. Teie istute siin akna all ja ootate, et asjad muutuksid, sest te olete sõna otseses mõttes selle mehe peale armukadedad, kellel on kõik need 33 naudingut
kes ilmselt on võtnud vaevaks endale lubada võib-olla enamat, kui teie lubaksite. Vägisi viib see asi meid siin siia suhte teemasse. Võtame siin, ma näen, tuleb läbi, et siin on nagu teema, armukadeduse teema. Partner ilmselt, kas ta natukene liialdab napsuga või liialdab, pigem nagu tundub, et ta on väga rahul, aga karikad üldjuhul näitavad siis ühelt poolt kas siis kirge tõesti võib-olla napsutada, teisalt on see armastuse sümbol, eks ole, kui me tarosid võtame laiemalt ja me räägime, et siin on armastusest teema ja tema istub siin rahulikult pingi peal ja temal on kõik 9 karikat täis. Ehk siis nagu, kas ma saan õigesti aru, ma võtan korraks veel Arcanum Taro, et üle küsida, et kas ma saan õigesti aru, et siin on tegemist armukadeduse ja võib-olla natukene sellise vabakäigu partneriga, keda vaataja, kes seda praegu vaatab, tahaks muuta. Just. Ja teile tundub, et see, mida ta teeb, et see on nagu saatanlik sõltuvus, et sellel partneril on mingi selline saatanlik sõltuvus. Ja see kahtlemata seda on, sellepärast, et muidu te ei ootaks, et see muudab miskit. Ja küsimus on hästi põnev, mulle tundub, et see partneril on raha, partner tahab teid selle rahaga nagu kinni maksta, aga te põhimõtteliselt teid see raha ei rahulda. Teid huvitavad inimsuhted tegelikult, et paistab, et raha jätab teid täiesti külmaks, sellepärast, et te saate 27. raha ja 28. võib-olla see mees maksab või ostab midagi, eks ole. Aga te ootate ikkagi edasi. Nii, aga vaatame, mis siis peaingel ütleb, millele tuleks siis siin fokusseerida ennast või millal tuleks rõhk panna või mis siis üle pea sellest saab. Sest nagu nii, kuula oma südant. Kuula oma südant, öeldakse sulle, kallis vaataja. Sulle öeldakse niiviisi, et kuula oma südant, armastus kodu ja pere vastu, usaldusväärne psüühiline teave. Ehk siis tegelikkuses meil tulebki välja, et sina oled siin siis see Rafaeli kuninganna ja sa oled nagu ilmselgelt siis ma saan aru, et siin on tegemist sellise konkreetselt abielunaisega. Abielunaisega, kes siis sõna otseses mõttes armastab oma meest, ootab oma meest koju, aga võta näpust, nagu me saame aru, siin on 2 varianti. Kas see mees käib siis napsutamas, aga kui me räägime armukadedusest, siis me saame aru seda, et ega napsu peale ju üldjuhul naine ei saa armukade olla. Naine saab armukade olla teise naise peale, eks ole, ja siin neid naisi pildis on. Ja kui me räägime ülempreest rinnast ehk siis salajasest naisest tegelikult, siis tundub, et see armukadedus ongi nagu selles mõttes põhjendatud, et sellel partneril on sõltuvus ja teile antakse siis selle ülempreest rinnaga nagu siis teada seda, et tegelikult teie kui Rafaeli kuninganna, sinu süda on tegelikult suurim tugevus ja suhted arenevad uuele tasandile, ehk siis selle suvega see transformatsioon tegelikult, mida sa ootad, see võtab mingisugused teistsugused mõõtmed, kui see ennem oli. Sa oled ideaalses olukorras praegu, et seda teisele inimesele nagu teada anda või mõista anda, sest sinu suur armastus kodu ja pere vastu on nii ilmne, et see jõuab partnerini. Sest sa oled lihtsalt nii tark, nii lahke, nii toetav, nii mõistev, nii armas inimene, et
et sa oled mõistev, sa oled olnud nii empaatiline, et siin selle suvega sa suudad selle viia mitte selle armukadedusega, vaid lahkuse ja armastusega selle sõnumi oma partnerini. Et selline nõuanne ja lisaks, kui seal on ka mingisugused salanaised kuskil, eks ole, siis sinule öeldakse niimoodi, et vastused, mida sa otsid, kulla vaataja sõnnikene, need on sinu sees olemas. Sa ei jõua nendeni ei armukadeduse ega mõistuse kaudu, vaid need on sinul endal sees kõik olemas. Kui me räägime kala tähtkujust või me räägime, just tähtkujust pole mõtet üldse rääkida. Naises on alati kõik, intuitiivses naises on kõik olemas. Ja emotsionaalsed olukorrad pakuvad praegu suurepäraselt sul seda võimalust sellel ajal, kui sa nüüd siin ootad, kasuta seda aega ratsionaalselt ja vaata parem enda sisse. Otsi sealt vastuseid. Ja tegelikult sa võidki ennast usaldada. Sina otsid praegu väljast vastuseid, näed? Sa otsid seest, millest sa pole teadlik. Ja veel öeldakse, et peaingel nii nagu sul vaja. Ehk siis sa teed, kui sa istud, ei oota väljast midagi, vaid mediteerid ja vaatad enda sisse. Võtad selle valmisoleku andestada, sest kannatlik oled sa nii ehk naa. Ja kui sa seda kõike teed, võtad asja suure kannatlikkusega ja rahuga edasi, nii nagu sa oled ka seda teinud, siis selle suvega sinu probleem laheneb ja sinu mured haihtuvad. Nii et selline sai siis sõnnide sõnum, kuhu ja millest see tuleb siis sel suvel võib-olla oma energia suunata. Nii. Siis edasi me liigume kaksikute juurde. Ja vaatame, mis siis kaksikutel on. Mis on kaksikutel? Mis on kaksikute võtmesõna või võtmekaardid situatsiooni kirjeldamiseks? No nii, väga huvitav, te ju näete, kui põhjalikult ma kaarte segan. Ja kui juhtusite nüüd vaatama ka eelmist, ehk siis sõnnide lugu, siis siin oli täpselt samasugune ootus. Aga kaksikutel on nüüd asi niimoodi, et teie ootus on üsna konkreetne. Teie ootus on seotud mingisuguse juriidilise asja ajamise lahendusega. Ehk siis 28. te kas siis annate sisse, on see siis juuni, juuli, august, mis iganes asjale ametliku käigu või olete juba andnud ja tegelikult teile on öeldud, et 30. näiteks on kas kohtuistung, siin on päris konkreetselt kohtuistungi kaart välja tulnud. Sest siin on 30 ehk siis 30% inimestest on kindlalt siin kohtuistung. Ja te ootate seda kohtuistungit kui lahendust oma asjadele. Küsime siis, ja kui see ei ole kohtuistung, see võib olla lihtsalt juriidiline asja ajamine, see on ka nagu selles kontekstis päris loogiline. Et see võib olla ka juriidiline asja ajamine, kui see ei ole kohtuistung. Siis vaatame, mida Juura oraakel teile selles olukorras, kallid kaksikud, nagu ütleb. Mida Juura oraakel teile selles olukorras ütleb? Nii,
no minule kui juristile jälle täiesti selge nõuanne. Teile öeldakse väga selgelt seda, et kokkuleppimine on ainuõige lahendus, mis tagab sulle pehme maandumise. Ja sa võiksid seda teha juba 10.–13. juuli vahel, ehk siis ära tee midagi vaid põhimõtte pärast. Südamesoov on selle kaardi üldine nii-öelda pealkiri. Ehk siis ära tee midagi vaid põhimõtte pärast. Mõtle, kas see on see, mida sa päriselt tahad. Ja siin on nagu 2 aspekti. Siin võib olla aspekt selline, et sinu kohtuskäik on vältimatult vajalik selleks, et mingisugune seisma jäänud energia liikuma saada. Siis see ei tähenda seda, et sa oled midagi valesti teinud, et sa sinna kohtusse läksid ühelt poolt. Teiselt poolt, kui see on ka vajalik teisele poolele nii-öelda asja reaalseks selgitamiseks, siis öelda talle, et ma esitan kohtusse hagi või ma esitan asja kohtusse, juhul kui meie ei saa sinuga kohtuväliselt kokkuleppele, on ka täiesti omal kohal. Ja mis ma teile veel öelda tahan, kui teine pool vaatamata sellele ei tule teiega kompromissile, siis tulebki ära esitada 28. seesama asi sinna kohtusse, sest ka kohtustaadiumis on võimalik kokkuleppimine. Mõned inimesed kardavad, et kui ma asja kohtusse annan, siis ma pean 5 ja 6 ja 7 ja 10 aastat mööda kohut käima. Kui te kokku ei lepi kohtumenetluses ka, siis võimalik, et peategi. Aga praktika on näidanud, et tihtipeale ma panen akna kinni, sest tundub, et need auto hääled segavad. Et praktika on näidanud seda, et tihtipeale ka menetluse käigus jõuab teisele poolele kohale, et jaa, mul ei ole mõtet enam jonnida, tõesti, leiame kompromissi ja lahendame asja ära, nii nagu peab. Nii, ja nüüd vaatame, mis siis peaingel teil kogu selle situatsiooni kohta ütleb, nii et põhimõtteliselt kaksikutele mul pilt selge. Põhimõtteliselt kellel ei ole veel asjad kohtusse minemas ja kes isegi ei kavatse neid sinna viia, igal juhul on teil mingisugune vaidlus kellegiga suve jooksul vaja ära vaielda, aga lähtuda tuleb mitte niivõrd ainelisest kasust kui südamesoovist, lühidalt kokkuvõtvalt. Ja peaingel, mida ütleb selle peale? No mis ta ütleb? No kas sa kujutad ette, kui huvitav, eks ole, kuidas nagu kaardid räägivad? Tuleb järjekordselt välja 2, ehk siis patiseisu kaart, kus sa siis tegelikult oledki, mis tegelikult näitabki seda, et sa oledki nagu kuskil 2 vahel ja sulle öeldakse, et tee julgeid ja ambitsioonikaid valikuid. Suur edu on võimalik. Olulised on suhted inimestega, kes jagavad sinu nägemust, ehk siis ära oota enam midagi. Öeldakse, et tegutse, kõik on võimalik, sa saad seda, mida sa tegelikult tahad, kui sa inimestega suhtled, ühendud, ajad asja vastavalt oma südame soovile, eks ole, siis sa teedki suuri edusamme. Kui sul on tegevuses paus, sa nüüd praegu võtnud vist väikese pausi, ootad, et asjad laheneks äkki mingisuguse võlukepikesega või mingil kummalisel moel ära, siis tegelikult öeldakse sulle, et lõpeta see ootamine ära siin nüüd. Aeg on tegutsema hakata, ole julge, ambitsioonikas, võib-olla sa pead tegema valiku kohtukaasuse kasuks, siis tee seda. Ära lase otsustamatusel takistada end edasi liikumast. Et katteta lubadused ei toida mitte kedagi ja mõistus, nagu öeldakse, ei aita sul õiget valikut teha, sest see paneb sind ikkagi ootama. Siis näed, mida ütleb juuraoraakel, imetabane juuraoraakel, kellel veel seda ei ole, siis minult saab seda tellida või ka Apollo raamatupoest osta. Ütleb sulle, vaata oma südame sisse.
kuula oma südant, sest just praegu võivad tekkida olulised suhted. Ja teegi koostööd inimestega, kes jagavad sinu vaateid ja kirge. Mulle tundub, et siin võib olla selline situatsioon, et siin on partneriga lahku kasvatud ja minu pärast kas siis tööalaselt või eraelualaselt tahad sina kusagil edasi liikuda, aga sa oled nagu stuuporisse kinni jäänud. Aga siin tuleb teine kaart ja see on rahvaelis 7, mis ütleb väga selgelt lisaks juba öeldud kaardile, eks ole, juba ette loetud sõnumina tuleb siit sulle väga selge vihje. Aeg teha otsus. Leia selgus selles, mida soovid ja tegutse. Vajadus puhastuda. No nii kui papagoi, kõik kaardid räägivad ühte sedasama juttu. Seisa selle eest, millesse sa usud. Tähtis on oma tegusid enesekindlalt kaitsta. Isegi siis muide, kui sa oled vähemuses. Isegi siis on sinu tõekspidamised, millele sa pead ikkagi truuks jääma. Ja põhimõte siis, et ole julge oma veendumustest, pööra tähelepanu sellele, mis sinu ümber toimub, tegutse ja veel kord tegutse. Et isegi siis, kui sa pead mingitele mõjukatele inimestele näiteks vastu astuma, öeldakse sulle, et no kuule, kannata, et näed, küll nemad teavad paremini. Kui see läheb sinu olemusega vastuollu, siis sa leia sellest väljapääs. Sellest olukorrast on lihtsalt võimalik väga palju õppida. Ja kasuta oma isiklikku väge. Nii et siin ei olegi mitte midagi muud, kui tule sellest ohvrienergiast välja, stuuporist välja, hakka tegutsema, katsu kokkuleppele saada, tee otsus enda jaoks sisemiselt ära, asjad kõik lahenevad. Nii et ja kui sa tunned, et sa ikkagi ei saa ise hakkama, siis olen rõõmsalt sulle teejuhiks nii oma konstellatsiooni teadmiste kui juristi teadmistega. Nii et minu andmed sa saad kallis kaksikkätte video lõpust ja konstellatsioon.com ja juba 29. võid sa tulla kas või oma isiklikku tööd tegema, sest ka see võimalus on praegu olemas. Kõigil, kõigil ei ole, aga kes tahavad ja jõuavad esimeste hulgas endast kirja panna, töö tellida, siis veel on vabu kohti ja te saate tulla. Juhul, kui te tunnete, et te olete ise nagu mingisse dünaamikasse kinni jäänud. Nii, aga liigume edasi. Vähjad. Vaatame, mis siis vähkidele siis kaardid räägivad ja mis on see energia, mis vähkidega praegu nii-öelda esmajärjekorras siis haakub või mis on see vihje vähkidele, millega teie peaksite sellel suvel just nimelt eelkõige tegelema. Nii. Nii, väga huvitavad kaardid ja kusjuures alt tuli veel välja selline lugu, et meil on nagu teist korda mingisugune kohtuasi ja siin on nüüd selline asi, et nagu me teame, kaardipaneku juures on alati oluline see, et ärge vaadake ainult asju välises maailmas, vaid kaartide puhul on alati see, et te vaadake neid asju nagu ka oma sisemaailmas ringi, et kui me räägime siin vangistuse kaardist, siis ei tähenda seda, et on keegi reaalselt vangistuses, aga ta võib seda ka olla. Ja see vangistus füüsilises maailmas võib olla laiapõhjalisem, ta võib olla nii-öelda kohtuotsusega mõistetud karistus ja nii-öelda siis vanglakaristus. See on kindlasti mingil 10% vaatajatest on ju aktuaalne, kas on mõni sugulane, tuttav, tema ise, kes ongi reaalselt vangistuses kohtuotsuse alusel. Või on selline reaalne võimalus olemas kusagil, eks ole, nii-öelda
ülekantud tähenduses pea kohal rippumas, eks ole. Või olete te enda sees vangis, mingisugusesse tupikusse end ajanud, istute ohvri energias, haletsete ennast ja ma ei taha siinkohas öelda seda, et te teete seda põhjuseta või et te olete mingisuguses enesehaletsuses, millel puudub alus. Ei, üldjuhul 90% inimestest on ikka alati olemas väline tõuge või sisemine tõuge selleks, et mingisugune sündmus viib ta endast välja, surub depressiooni, siis tuleb ärevushäire, sealt edasi tuleb depressioon, siis tuleb see endasse sulgumine, ohvrienergias istumine ja nii edasi ja nii edasi. Ja miks need kaardid siis tulid teile seda rääkima? Nad tulid teile rääkima, et ükskõik millistest variantidest me siin räägime praegu. Teil on juba 26. ehk siis 2 päeva pärast võimalik sealt välja murda sellest mis tahes tüüpi vangistusest, sest väga suur edu ja fortuuna on teie poolt. Edu ja fortuuna on teie poolt. Ja mida Juura oraakel ütleb siis, kuidas või mismoodi või mis siis peaks nagu, millele tähelepanu pöörama, et sellest nii-öelda vangistusest siis füüsilises maailmas või enda sees siis selle suve jooksul nii-öelda välja pääseda. Näed, su salasoov täitub, sulle isegi ei öelda, kuidas see õnn ja mis teed pidi ta täpselt tuleb, aga need, kes saavad veel tegutseda ja kellel on selline oht, et kui ma nüüd seda teen, siis ma võib juhtuda niimoodi, et ma lähen seadusega pahuksisse ja mul tuleb maksta siin trahvi või aresti või mis iganes ja asju, eks ole. Siis tegelikult on niimoodi, et kõik, kes on enda sees vangis, need peavad mediteerima, küünla süütama, oma soovi, õige soovi ära manifesteerima ja nii-öelda enda sees need switch off'id ära tegema. Kui te ei saa sellega hakkama, taaskord ootan teid enda juurde. Ma saan teid aidata, kui te olete selleks valmis. Aga kui te teete seda omaette, siis tehke seda jälle nii, et jaga seda kellegagi. Tõesti peale võib-olla ainult oma terapeudi. Kellel on välises maailmas mingid tegevused pooleli, mis on näha, et nad võivad viia seadusega pahuksisse, siis teile on kohe hoiatus. 9 korda mõõda, 1 kord lõika, ehk ära kiirusta otsuse tegemisega, samuti ära kiirusta sündmusi tagant. Ehk siis igaüks vaatab vastavalt oma olukorrale, milline variant tal on. Igal juhul kannatlikkus, vaikus, rahu, tasakaalu otsimine ja avatus võtta vastu see fortuuna, kes teid sealt siis nii-öelda välja aitab. Minu pärast võin ka mina see olla, kui sa tunned, et sa oled igale poole pöördunud, aga sa ei saa enam kuskilt abi. Siis tihtipeale inimesed tulevad minu juurde ja ütlevad, et aga ma ei kaota ju midagi. Ka see on variant. Peaingel, mida ütleb? Su mure on asjatu. Näed, täpselt sama, mida ma just natuke aega tagasi just rääkisin, eks ole. Mida ma just rääkisin. Su salasoov täitub, süüta küünal, mediteeri, ära kellegagi jaga, eks ole. Oli see, millest me just nagu pikalt siin praegu rääkisime, on ju. Aga nagu sa näed, nüüd tuli meil Miikaeli 9, mis ütleb tegelikult täpselt seda sama. Sa ei pea muretsema. Su mure on asjatu. Suuna oma mõtted soovitud tulemusele. Anna kahetsuse, süü ja muretunne oma inglitele. Et tule välja sellest ohvri energiast, eks ole. Ja näed, Miikaeli 4 täielikult täiendab seda kombot siin.
mõistmine saabub vaikse meditatsiooni, no Juura oraakel on ikka meil ühe kaardiga alati paneb kõik 10-sse, eks ole. mõistmine saabub vaikse meditatsiooni käigus, vajadus rohkem magada või võtta aeg maha ja püüda stressist vabaneda. No kõik seesama, mida ma nagu põhimõtteliselt rääkisin, eks ole. Et palume inglitelt rahulikku une ja meeldivate unenägudega öid, suuna mõtted just sellele tulemusele, mida sa soovid nagu saavutada ja sa saavutad seda. Ja Rafaeli 8 ütleb, sind ootab ees midagi paremat. Tee seda, mis on sinu jaoks õige, eks ole. Et tule nagu sellest sasipuntrast enda seest välja, tee seda, mis on sinu jaoks õige. Ja see, kuidas sa oled arenenud, on sind tegelikult veennud, et elus peab olema midagi enamat ja see tõesti on nii, eks ole. Ja peab olema ka õnne ja nüüd on see hetk saabunud, kui sinu ellu tuleb ka õnn. On jätta, aeg on praegu jätta see minevik nagu selja taha, eks ole. Ja tervitada oma uut mina. Valik pole sulle peale sunnitud, ehk siis mina ei saa sundida, keegi ei saa sundida, mina saan siin ainult juhised anda. Aga sa pead ise selle ära otsustama ja kõik need kogemused, mis sa oled siin saanud läbi selle valu, läbi vaeva, läbi stressi, haiguse, mida iganes, eks ju, et need on sulle õppetunniks. Ole tänulik õpitu eest, tugine sellele. Kusjuures sul on praegu ka võimalik kolimine ja siin on näed, et siit välja pääsemine igas mõttes sellest tupikust on sul võimalik. Muutus töös, muutus suhetes, välises maailmas, enda sees, teekond, vaimsed otsingud, ühesõnaga tee lõpuks seda, mis on sinu jaoks õige, ära tiksu enam kellegagi kaasa. Ma tahan võtta millegipärast, mul on tunne, et ma tahaks võtta siit veel mingisuguse, ma ei tea, ma võtan siit inglitarost, võtan korraks veel siia teile kallid vähjad ühe inglitaro kaardi veel juurde. Äkki on tal veel midagi öelda, kuigi siin on kõik niimoodi ära mämmerdatud ja korraldatud juba. Näed sa, tegelikult oled sa juba all mode there, ehk et sa oled põhimõtteliselt kohal. Ma just tahtsin vaadata, et kas need 23, 26, 29 kuupäevad nagu mulle tuli läbi, et nad võivad olla nagu täiesti nagu juuni omad. Ehk siis 23. tulid mingised äikesed pilved sulle pea kohale, eks ole. Ja tegelikult samas juba 2 päeva pärast juba paistavad sul need nii-öelda võimalused siis kas ennast rohkem vangistada või vastupidiselt siis nii-öelda iseenda või mujalt kuskilt vangistusest väljuda. Nii et tegelikult on inglitaro ütleb nii. Küllus, asjad on suurepärased ja säilita lihtsalt nüüd kannatlikkus. Vaat seda öeldakse sulle praegu. Et siin ongi see, et ära hakka rööprähklema. Ma just mõtlesin, et mis see soovitus nagu on sulle. Aga siit tuli muidugi läbi, et põhimõte on selles, et kogu aeg öeldakse, võtta aeg maha, mediteeri, 9 korda mõõda, bla bla bla. Ehk siis siit tuleb jälle uuesti läbi, et õnnitleme sind, on saabunud kuldne ajajärk täis tähistamist ja edu. Kuid praegu veel ei ole aeg puhkuseks. Sellepärast öeldaksegi, et nüüd võta praegu maha aeg korraks, eks ole, peatu hetkeks, viska pilk sellele tehtusele, sellele saadud kogemusele ja loo tulevikuvisioon. Ja oluline vaata siis asju nüüd tuleviku perspektiivist. Sest tegutseda tulebki niimoodi, et kuni entusiasmi jätkub ja mitte ennast nii-öelda maha materdada. Vot nii, et tegelikult ei ole vähkidel ka pahasti midagi, sest keegi ei ole kunagi kaitstud elu reaalsuse eest ja kõigil on seda vaja moel või teisel, kuidas siis vastavalt nii-öelda me siis, kes usub sellesse eelmistes eludes oleme endale karmat loonud, eks ta, ja ka selles elus muidugi. Eks nii ta kipub ju lõpuks tulema.
nii et selline oli siis see vähkide lugu. Vaatame lõvisid nüüd. Mis on lõvidel? Vaatame, mis on lõvidel. Mis on lõvidel? Mis on lõvidel? Mis on see, mida lõvid peaksid teadma, taipama, tähele panema? Teil on ilmselgelt, no ma ütlesin, et mingisugused töö, raha ja asjadega meil need tulevad, need teadmised või need kaardid täna. Saate kuskilt ettevõttest nüüd mingi teate. Kas siis ettevõttest, kus te töötate või vastupidi mingisugusest teisest ettevõttest, igal juhul te saate mingisuguse teate, mingisuguse ametikirja põhimõtteliselt, mingist ametiasutustest saate kirja. Vaatame, kas on ka teada, millega see seotud on. Siin on nüüd 2 varianti, kas on nüüd 7-6, noh see on kuskil mingi juulikuu paiku või on see teie vanus 33 näiteks. Aga ilmselgelt suvest käib ka siin jutt, nii et ta võib olla ka juuni lõpp või juuli algus, 3.–7. juuli vahel näiteks. Juuni lõpust alates samuti. Vaatame, kas juuraoraakel oskab meile selgust öelda. Nii, ahaa. 22, 33, jälle 3, eks ole. 333, siin on mingisugused muutused ja küsimus on nagu selles, et sulle tundub, hea lõvi, et sa oled nagu mulle tundub, et siin on tegemist mingisuguse kullapotiga, ühesõnaga sulle tundub, et sa oled nagu leidnud mingi jackpoti või hea töökoha ja sulle tehakse mingisugune super pakkumine, siis juuraraakel ütleb niimoodi, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Et ära lähtuvaid materiaalsest kasust kaaluga teisi aspekte, vaata, siin on mees mõtlik. Et siin on midagi, mille üle sa pead nagu juurdlema. Su varjus vaenlane on väga tark ja väga kaval, pöördu juristi poole. Ehk mis iganes pakkumine või kiri või asi see on, see nõuab juristi sekkumist. Võt selline on lühidalt siin ei ole nagu pikalt midagi rääkida, sest situatsioonid on kõigil erinevad. Kellel tuleb tööpakkumine, kellel tuleb, ma ei tea, koondamisteade, kellel tuleb hoopis vastupidi mingisugune, ma ei tea, ettevõttega seotud muu teade, muu pakkumine, ametikõrgendus, vastupidi üleviimise pakkumine, mis iganes, ühesõnaga mingi ameti asja ajamine, see võib olla mida iganes. Aga see, mida sina pead teadma, on see, et sa pead mitte orienteeruma sellele välisele kasule, mis sealt paistab, vaid vaatama natukene ridade vahelt. Aga põhimõtteliselt mingi tööalane või tundub nagu nii läbi. Näed, peaingel ütleb, et tähtis on tasakaal. Mitme töö või projekti kallal korraga töötamine ja töö nauditavaks muutumine. Ahaa, sul võib olla, tead mis või? Sul võib tulla mingi lisatöö pakkumine ja sa ei saa aru, kas sa saad selle lisatööga nagu hakkama lisaks sellele, mida sa juba teed. Ja siis sulle öeldakse, et palu inglitelt abivalmis inimesi, kes aitavad su koormust kergendada. Liiga pikad töötunnid, üritad liiga palju teistele meele järele olla. Jep, tähendab see ongi nüüd niimoodi, et tegelikkuses sa oled võtnud endale rohkem, kui sa kanda jõuad. Ja siin ongi nagu küsimus või teine variant või pakutakse sulle midagi enamat, kui sa kanda jõuad. Aga sind need nii-öelda dollarid sul sirendavad juba silme ees, sa tahad seda võtta, aga sa saad aru, et sa ei vea välja ja Aarili 2 ütleb, et see tasakaal ongi tähtis. Aga nüüd ongi niimoodi, et kui sa palud inglitelt abivalmis inimesi, kes aitavad su koormust kergendada,
ehk siis, kui sa räägid läbi need tingimused nii, et nad on targale, eakale, mõistlikule inimesele kohaselt kohandatud, siis läheb kõik plaanipäraselt sul. Tööalaline ja rahaline edu saabub, sa tegelikult saad selle ettepanekuga hakkama, aga sul tuleb natukene ümber mängida mõningaid asju. Vot see on see sõnum. Et natukene tuleb sul asju ümber mängida. Et ära kohe nii-öelda seda pakutud selles redaktsioonis, mis ta tuleb, vastu võta, otsi endale nõuandjad, juhendajad, pigem sa võid isegi kaotada natukene rahas, aga sa pead võtma koormust vähemaks, siis sa tegelikult võidad nii rahas kui kõiges. Vaat selline sai siis põhimõtteliselt see lõvide suvine nii-öelda dünaamika, millega tuleb tegelda. Ja nüüd vaatame, kes meil järgmised on. Järgmised on meil neitsid. Nii, järgmised on meil neitsid. Nii, vaatame siis, mis neitside põhiline aspekt on, mida siis suvel, millele peab tähelepanu pöörama. Mis see suvi siis toob neitsitele? No nagu kokku lepitud, no see on täiesti ebareaalne. Ma ei mäleta, kellel siin oli täpselt sama kaart, no ma võtan siis juba ka 3. kaardi, ebareaalne. Kuulge neitsid, mis ma teile ütlen, kerige lihtsalt tagasi natukene videot ja palun vaadake sealt, sellepärast, et teil on, ma ei hakka isegi kordama seda juttu, aga minu meelest oli see vähkide lugu üks-ühele, täpselt üks-ühele siiamaale, kas sisemine, välimine vangistus ja siis tuleb abi, õnn, pääsemine, päästmine, palun tõsiselt kerige tagasi seda videot natukene ja vaadake kaardilaual, kui te näete täpselt samu kaarte. Ma isegi praegu peast ei mäleta, sest ma teen ju järjest. Kas need olid vähjad või olid need kaksikud, kes need nüüd olid, kellel oli täpselt sama kaardilaud. Et aga vaatame, mis siis peaingel ütleb teile selle kohta. No täpselt seda sama ütleb ka. Et selgust tuleb teha, otsust tuleb teha ja mina ei tea, kas juuraoraakel ütleb ka täpselt seda sama või. Teate, see on hämmastav praegu, neitsid te peate lihtsalt tagasi kerima ja vaatama, kus on samasugune laud. Ja teil on siis, ja ongi pilt ka sama, vakavesi, sügav põhi. Ainukene, mis neitsidel siis eelmisest sellest erineb, on see, et praegu sa saad kõike teha, järgne oma soovidele ja võime on sul tõmmata ligi abivalmis inimesi ja sa vajad restarti. Selleks, et teha selles situatsioonis õigesti, nagu ma siin juba eelnevalt rääkisin, tuleb alustada otsast. Ühtki suppi ei sööda nii kuumalt, kui keedetakse. Ja ma panen, tõesti ei ole mõtet korrata seda sama lugu, sest on inimesi, kes videot kuulavad kõiki nii-öelda tähemärke, siis ausalt öeldes neile on see lihtsalt tüütu ja teie samas saate tagasi kerida selle pildi ja vaadata, kellel oli täpselt sama. Nii et neitsid, sorry, aga teie saate praegu lihtsalt natukene kerida seda videot tahapoole ja teile tuleb see nii-öelda taipamine siis sealt. Nii, kaalud. Mis on siis kaalude hetkeseis? Nii.